2024 aasta mais soovitas Google miljonitele inimestele, kes otsisid kokandusnõuandeid, panna mittetoksilist liimi oma piitsakastmesse. See ei ole nali ega satiir. Tegemist oli päris tehisintellekti loodud vastusega, mida esitleti kui vaieldamatut fakti. See võib tunduda naljaka veana, aga see ei ole nii. See on midagi hullemat. See on surnud interneti surmav sümptom. Praegu moodustavad botid peaaegu 50% veebiliiklusest. Google on vaikselt muutunud otsingumootorist suletud kajakambriks, kus tehisintellekt treenib tehisintellekti peal. Internet, millega sa üles kasvasid, on kadunud. Sa ei ole enam tarbija. Sina oled nüüd treeningandmed. Sellepärast pead sa kohe Google'i kasutamise lõpetama. Pitsapäring algas millegi süütuna. Miks mu juust pitsalt maha libiseb? Ja internetil ei läinud kaua aega, et allikas üles leida. See oli kokku korjatud 11 aasta vanusest Redditi trolli postitusest, mis oli kuidagi sattunud Google'i mõõdikute tippu. Ja siis avanesid tulvaväravad. Inimestel ei läinud kaua aega, et hakata otsingutega katsetama ja uurima, milliseid teisi vigu veel leidub. Ja üks neist kujutas endast suuremat ohtu rahva tervisele. Keegi guugeldas, kui palju kive peaksin ma sööma. Ja sai vastuseks tulemuse, mis väitis, et UC Berkeley geoloogid soovitavad süüa vähemalt ühe väikese kivi päevas. See viitas geoloogile nimega doktor Joseph Granger, kes kirjeldas, kuidas lisada kivikesi oma igapäevasesse dieeti. Selle allikaks oli 2021 aasta artikkel satiirilisest veebilehest The Onion. Oli selge, et Google'i algoritmiga polnud kõik korras. Esiteks, need pole Google'i otsingu tulemused. Need on endiselt olemas, aga sa pead neid ise otsima. Need on peidetud tulemuste kokkuvõtte alla, mida Google'i tehisintellektil põhinev algoritm peab kõige sobivamateks vastusteks. On ainult üks probleem. Need pole sageli sugugi sobivad. Need on kaks kõige veidramat tulemust, kuid kasutajad on teatanud kummalistest vastustest, mille algoritm on interneti veidratest nurkadest välja otsinud. See on viinud selleni, et paljud ütlevad, et Google'i on nüüd palju raskem kasutada. Sest tehisintellekt ei eksi lihtsalt, ta fantaseerib. Alates sellest ajast, kui tehisintellekt 2020. alguses areenile tuli, on ettevõtted kiirustanud automatiseerima ja see otsus on neile vastu hakanud. 2024 aasta raport näitas, et üle 50% internetiliiklusest moodustavad nüüd tehisintellekt ja automatiseeritud botid, mis loovad, koguvad ja suhtlevad sisuga tohutus mahus. See tähendab, et iga päris inimese kohta internetis, nagu sina, on masin, mis näeb täpselt sama asja. Mitte selleks, et sellest aru saada, vaid selleks, et seda ära kasutada. See tekitab paradoksi. Platvormid nagu Google on loodud selleks, et filtreerida interneti sisu kasulikeks otsingutulemusteks. Aga nüüd on see sisu suuresti loodud botide poolt, mida seejärel analüüsivad botid ja lõpuks filtreeritakse see inimesteni. Kuid hirmutav on see, et see ei ole juhus. Google pani selle kõik käima 2024 aasta märtsis ja keegi ei pannud seda tähele. Nagu kõik suured tehnoloogiaettevõtted, uuendab ka Google regulaarselt oma tarkvara ja riistvara, et parandada kasutajakogemust. Kuid keegi polnud valmis selleks, kui oluline oli 2024 aasta märtsi uuendus. Google lubas paremat kasutajakogemust, mis annaks madala kvaliteediga sisule vähem tähtsust ja muudaks otsitava leidmise lihtsamaks. Prioriteediks olid algoritmi muudatuse sihtmärgid, aegunud domeenid, mastoodetud lehed ja kolmandate osapoolte saidid, mis olid loodud ainult teiste veebilehtede otsingutulemustest tõstmiseks. Need olid taktikad, mida rämpspostitajad olid aastaid kasutanud Google'i manipuleerimiseks. See samm pidi puhastama internetti, mis oli juba algoritmi ümber üles ehitatud. Plaan ei läinud aga nii, nagu loodeti. Üleöö muutusid taktikad, mida saidid olid enda reklaamimiseks kasutanud, mitte ainult kasutuks, vaid lausa kahjulikuks. Aastate pikkused kõrged positsioonid kadusid hetkega ja saidid pidid kõike otsast alustama. Kuigi paljud neist kasutasid meetodeid, mida Google nüüd vähem tähtsustas, teatasid teised, et nende orgaaniline eneseturundus märgiti ebaõiglaselt rämpspostiks. Üleüldiselt oli mõju laastav. Uuringud, mis jälgisid iseseisvaid nišisaite, leidsid, et üle 80% neist kaotas oma liikluse ajavahemikus detsember 2023 kuni august 2024. See tabas inimeste poolt testitud ülevaatesaite nagu HouseFresh lausa haamrilöögiga. HouseFresh teatas, et kaotas 91% oma Google'i liiklusest. Paljude väikeste saitide jaoks oli see digitaalseks ekvivalendiks olukorrale, kus Walmart tuleb linna ja paneb hiiglasliku reklaamtahvli otse kohaliku tööriistapoe fassaadi ette. Algne pood on endiselt olemas, aga keegi ei leia seda enam üles.
Kuid see samm ei toonud isegi seda, mida Google soovis. Inimesed mõtlevad kiiresti, aga arvutid mõtlevad veel kiiremini. Selleks ajaks, kui uuendus jõudis kohale, olid juhtivad turundusfirmad juba üle läinud niinimetatud parasiit SEO-le. Enamik saite, mis kaotasid Google'i uuenduse tõttu oma külastused, olid väikesed iseseisvad saidid, mis olid aastate jooksul ise oma domeeni tugevust kasvatanud. Vastupidiselt sellele kasutab parasiit SEO usaldusväärseid platvorme nagu Medium, LinkedIn ja Reddit, et saada kõrgemad positsioonid ilma tegelikult selle nimel tööd tegemata. Ja Google ei tee alati vahet heal ja halval sisul. Oluline on ainult järjestus. Seetõttu hakkasid ettevõtted neid platvorme võimalikult palju sisuga üle ujutama. Ja kui sa arvad, et see tähendas suuri tasusid kirjutajatele, siis mõtle uuesti. See oli üks esimesi kohti, kus tehisintellekti loodud tekstid kanda kinnitasid. Suured ettevõtted hakkasid neid saite ründama tüüpmallidel põhineva tekstiga, mida sai minutitega genereerida. See ei pidanud olema hea. See ei pidanud olema originaalne. See pidi lihtsalt ilmuma õiges kohas. Robotid võitsid mitmel moel. Üks suurimaid probleeme, millega veebisaidid täna silmitsi seisavad, on niinimetatud otsinguvargus. Robotivõrgustikud sihivad aegunud domeeni nimesid, mida nad peavad väärtuslikeks ja kõrge autoriteediga. Nad võtavad juhtimise üle ja täidavad selle nii paljude tehisintellekti poolt loodud artiklitega kui võimalik, paisates selle edetabelites ülespoole. Need domeenid luuakse sageli ostja peamise rivaali ümber, kasutades nende nimes väikeseid variatsioone ja täites selle konkurendi soosiva sisuga. See ei pruugi kõlada eetiliselt ja paljud imestavad, kas see on üldse seaduslik, kuid see töötab. Ja meil on tõendid sellelt mehelt, kes seda kõige paremini tegi. 2023 aastal oli tehisintellekti loodud sisu veel algusjärgus, kuid SEO-eksperdid olid selle varajaste kasutajate seas. Üks neist, Jake Ward, tahtis näha, kui kaugele ta sellega minna saab. Tulemused olid jahmatavad. Ta kasutas tehisintellekti, et eksportida konkurendi saidikaart ja muutis iga nende URL-i eraldi artikli pealkirjaks. Ta pani tehisintellekti tööle, koostades iga pealkirja põhjal 1800 artiklit ja laadis need siis üles. See on vana taktika ja tavaliselt nõuab see palju käsitsi andmete kraapimist, kuid nüüd on see hetkeline ja edukam kui kunagi varem. Avalikkus ei saanud sellest domeenivargusest teada konkurendi kohtuasja kaudu. Nad said sellest teada Wardilt, kuna ta kiitles sellega uhkusega X-is. Ta andis isegi teistele kasutajatele juhendi, kuidas tühje domeene ära kasutada ja need varaks muuta. Üle 18 kuu suutis Ward edukalt oma konkurendilt üle lüüa. 3,6 miljonit orgaanilist otsingukülastust. Ühes kuus saavutatud tipphetkel 490 000 tabamusega näitas ta, kuidas suuremat osa protsessist automatiseerida, võimaldades inimestel taguda rauda, kuni see on kuum. Paljude ettevõtete jaoks on võimalused kõikjal. Peamine taktika selleks on sihtida madala kvaliteediga uinuvaid lehekülgi, mis saavad vähe liiklust, tuntud ka kui zombilehed. Kui need aeguvad, ostetakse need üles ja kasutatakse liikluse suunamiseks emaettevõttest otse konkurendi juurde. Isegi inimest ei pea selleks protsessi juhtima. Botiide võrgustikele antakse juhised jälgida vabu domeene, haarata need endale ja hakata sisu tootma juba siis, kui tegevjuht alles hommikukohvi joob. Üha rohkem veebisaite võetakse üle tehisintellekti loodud sisuga, mis paneb paljusid küsima, kas keegi üldse enam kohal on. Tundub, et see on lihtne probleem, mida lahendada. Enamik tehisintellekti loodud sisust on ka tänapäeval veel täis vigu ja seda on üsna lihtne tuvastada. Sellest hoolimata pole Google sellele järgnenud millegi sellisega, mis oleks võrreldav 2024 aasta märtsipuhastusega, et tekitatud kahju tagasi pöörata. Asi pole ka ressursside puudumises. Süsteem võibki töötada täpselt nii, nagu see oli ette nähtud. Google ei jäta oma tööd tegemata. See vangistab sind tehisintellekti loodud sisu lõksu. Ja sellel on üks kindel põhjus. Varem sisestasid sa otsingumootorisse sõna või küsimuse ja said kohe nimekirja linkidest, mille vahel valida. See järjestati algoritmi poolt, alustades sellest, mida see pidas kõige kasulikumaks. See oli lihtne, praktiline ja pakkus kasutajatele valikuvõimalusi, kuni nad leidsid õige. Nii Google alustaski. Aga siin on üks probleem. See on kasulik, aga see ei ole kasumlik. Google ei ole enam tagasihoidlik väike otsingumootori idufirma, mis ta kunagi oli. See on hiiglane, kellel on üks prioriteet – raha teenida. Ei läinud kaua, kuni Google'i otsingusse tungisid reklaamid, mis tähendas, et kasutajad pidid hoolikalt vaatama, kas nendele kuvatav tulemus oli orgaaniline otsingutulemus või sponsoreeritud tulemus.
Praeguseks võivad need klõpsud olla mõttetud. Nüüd võid arvata, et otsingumootoril on üks ülesanne – viia sind õigesse kohta. Aga mis siis, kui see õige koht ei lahkugi tegelikult otsingumootorist? Nullkliki tulemusest on saanud otsingumootorite ideaal, tuues liiklust neile ja mitte kellelegi teisele. See on siis, kui kasutaja saab kogu vajaliku teabe juba esimesel lehel, kuhu ta jõuab. Pole vaja ühtegi teist linki klõpsata. See on aastate jooksul mitu korda arenenud. Esmalt rikastatud väljavõtetega, mis pakuvad iga veebilehe lingi juures lühikest tekstikatkendit. Ning seejärel teadmiste paneeliga, mis annab visuaalse teksti ja analüüsi teatud teemade kohta, tõmmates infot otsinguliidesest, sageli koostöös selliste saitidega nagu Wikipedia. See oli tavaliselt informatiivne ja hoidis liiklust Google'is. Siis muutis tehisintellekt kõike. Nüüd pole esimene asi, mida näed, enam sinu otsingu tulemus. See on Google'i tehisintellekti kokkuvõte, mis kogub erinevatest tippallikatest infot, et luua 1 või 2 lõiku kirjutatud teksti, linkide ja andmetega. Ja see kõlab kasulikult, kuid on üks suur küsimus. Kust see teabe pärineb ja kas seda saab usaldada? Viimase SparkToro uuringu kohaselt on 58,5% Google'i otsinguliiklusest nüüd nullkliki liiklus. Inimesed saavad kogu vajaliku teabe sihtlehelt ilma ühtegi linki klikkimata. Õpetajate anekdootlikud raportid räägivad Google'iga üles kasvanud Z-generatsiooni ja alfa-generatsiooni õpilastest, kes kasutavad sihtlehte lihtsalt universaalse küsimuste ja vastuste vahendina. Nad ei oska ise veebilehti leida. Ja see võibki olla täpselt see, mida Google tahab. Saada mitte ainult otsingute, vaid kõige jaoks sihtleheks. Aga inimesed panevad seda tähele ja leiavad endale ebatavalise pelgupaiga. Enamik Google'i muudatustest kasusaajaid on olnud tehisintellekti poolt loodud saidid ja Google ise. Aga on olnud üks suur erand – Reddit. See sait on alati olnud omapärane. Sotsiaalmeediabuumist eraldi juhivad ainult avalehte algoritmid. See põhineb peamiselt tekstil, mitte videol, ja tehisintellekti kasutamine piirdub vaid mõne kokkuvõttega. See viis ootamatu hüppelise kasvuni. Redditi orgaaniline Google'i liiklus kasvas arvuliselt rohkem kui ühelgi teisel saidil, tõustes umbes 132 miljonilt enam kui 500 miljonini vaid 1 aastaga. Selle põhjuseks on lihtne põhjus. Reddit on üks väheseid kohti internetis, kus inimesed eeldavad endiselt, et nad suhtlevad teiste inimestega. Lihtne postitamine koos üldise anonüümsusega tähendab, et inimesed on seal valmis avatumalt postitama. Google sai kiiresti aru, et Redditist on saamas orgaanilise sisu kullakaevandus ja ei oodanud kaua, et tehing sõlmida. 2024 aasta veebruaris pakkus Google Redditi andmete eest $60 miljonit. See võimaldab Google'il kasutada Redditi postitusi oma tehisintellekti mudelite treenimiseks ja isegi otsingutulemuste mõjutamiseks. See on midagi, mis läks tõenäoliselt kalliks maksma, näidates, kui väärtuslikuks Reddit on muutunud. Samal aastal teenis Reddit esimest korda avaliku ettevõttena kvartali kasumit, mida toetas peamiselt otsinguliikluse kasv, kuid see võib osutuda 2 teraga mõõgaks. Redditi kasutajad on märganud ebatavaliselt suurt korduvate lugude hulka, mis kõik käsitlevad samu konflikte ja millel on sarnane kirjutamisstiil. Kasutajad reageerivad kiiresti, pidades neid lugusid tehisintellekti looduks ning hääletavad postitused alla. Kuid on selge, et see võib olla raske võitlus. Reddit NMEd on nüüd väärtuslikud, mis tähendab, et samad botivõrgustikud, mis muutsid selle mugavaks otsingukohaks, näevad seda nüüd ka mugava ärakasutamise kohana. Google arvab, et suudab oma probleemid lahendada Redditi andmeid kasutades, kuid võib-olla on internet selleks juba liiga kaugele läinud. Kas kasutajad seda tahavad või mitte, on ainuüksi Google'is hiljuti olnud pahameel selle üle, et tehisintellekt pole ainult otsingumootoris, vaid ka meiliserverites. Kasutajad saavad tehisintellekti poolt koostatud kokkuvõtteid oma e-kirjadest ning kirjutamise ajal pakub süsteem neile isegi tõenäolisi järgmisi lauseid. Paljud on kurtnud, et nende funktsioonide väljalülitamise võimalust on raske leida ja kasutada ning see võib viia palju suurema probleemini. Tehisintellekti skeptikud on juba ammu hoiatanud võimaliku kriisi eest, mida nimetatakse mudeli kokkuvarisemiseks. See on nähtus, mida on täheldatud tehisintellekti treenimismudelites, kus masinõpe hakkab lõpuks iseenda peal treenima. Kuna see töötleb nii palju andmeid, neelab see endasse suuri koguseid kureerimata sünteetilist teavet. Need vigased sisendid jõuavad siis otsingu tulemustesse ja vead hakkavad süsteemi sees kuhjuma. Mudeli kokkuvarisemise varases staadiumis filtreeritakse vähemusandmed, mis ei ühti enamusega välja.
muutes konkreetsema teabe leidmise raskemaks. See on lõpu algus. Hilise staadiumi mudeli kokkuvarisemine toimub siis, kui suur keelemudel hakkab oma kasulikkust kaotama. See hakkab kordama vigast teavet. Seda muutub raskemaks parandada ja selle jõudlus halveneb järk-järgult. Mõned teadlased võrdlevad seda sugulusaretusega, kus geneetiline defekt kandub edasi ikka ja jälle, mille tulemuseks on selle omaduse tugevam ja sageli kahjulikum versioon. Lihtsamalt öeldes hakkab tehisintellekt toituma omaenda halvimatest andmetest, laguneb aeglaselt ja Google võib olla selle kõige epitsenter. Google ei ole lihtsalt maailma suurim otsingumootor. Selle ainus tõsine konkurent on ta ise. Google'il endal on umbes 90% kogu maailma otsingumootorite liiklusest. Ainus tõeline konkurent päringute mahus on YouTube, mis kuulub samuti Google'ile. Amazon ja Yahoo on üle 1% kogu liiklusest. Google'i igapäevaste päringute tohutu maht tähendab, et ta töötleb andmeid sellisel tasemel, millega keegi teine ei suuda konkureerida. Ja need andmed koosnevad üha enam tehisintellekti loodud sisust. Vead, mis põhjustasid 2024 aastal kummalisi liimi ja kivi vastuseid, pole lahendatud. Need lähevad ainult hullemaks. Ja see võib meid viia hirmutava singulaarsuseni. Kuna iga päev lisandub üha rohkem tehisintellekti loodud sisu, muutub inimeste loodud sisul järjest raskemaks mõju avaldada. Tõelised veebilehed vajuvad järjest kaugemale lehekülje allossa. Tehisintellekti loodud sisu muutub järjest silmapaistvamaks ja vead võimenduvad, kuni peamised otsingumootori tulemused koosnevad ainult sünteetilisest sisust, mis on loodud iseennast esile tõstma. Tehisintellekt õpib järjest rohkem tehisintellekti pealt ning inimesed ei saa enam Google'ist seda, mida nad tahavad. Nad saavad seda, mida Google tahab neile anda. Ja sellisel juhul, mis saab kogu inimteadmistest? Euroopa õiguskaitseorganisatsioon Europol lõi häirekella ning see pole niivõrd varajane hoiatus, vaid pigem viimane hädasignaal. Nad ütlevad, et kuni 90% veebisisust võib olla tehisintellekti poolt loodud juba 2026 aasta lõpuks. See võib tunduda paanika külvamisena ja naeruväärsena, kuid peaaegu igas sotsiaalmeediakeskkonnas on tohutul hulgal tehisintellekti poolt loodud sisu, mis on sageli mõeldud vaidluste õhutamiseks või konfliktide tekitamiseks. Ja miljonitel kummituslehtedel üle kogu interneti luuakse iga päev tehisintellekti abil artikleid ilma kavatsuseta, et keegi neid tegelikult loeks. Nad ei vaja otseselt lugejaid, sest Google jälgib neid niigi. Ja just sellepärast hakkavad mõned inimesed juba ette mõtlema. Väike rühm pühendunud internetiveterane on hakanud liikuma uutele saitidele, mis väldivad tehisintellekti kasutamist, kuigi tulemused on olnud erinevad. Viimastel aastatel on ilmunud uusi otsingumootoreid, millest kõige silmapaistvamad on Kagi ja Marginelga. Mõlemad peavad end ainult inimeste loodud sisuga otsingumootoriteks, mis eelistavad mitteärilist sisu ja orgaanilisi otsinguid, pakkudes soovi korral ka tehisintellektil põhinevat algoritmi. Samamoodi on videomängude maailmas tekkinud väike, kuid pühendunud fännibaas retrokonsoolidele, kus kasutajad saavad mängida vanemaid mänge, millega nad võivad olla üles kasvanud. Enamik inimesi seisab teelahkmel. Interneti jaoks on 2 võimalikku edasist teed. Üks neist on palju raskem kui teine. Ühel pool on inimeste loodud ja inimeste jaoks mõeldud internet, mida juhib teadlik inimlik reaalsus. Kuid sellel teel on palju väljakutseid. Esiteks on vaja disainereid, et neid uusi veebisaite luua ja uute saitide kujundamine ei ole odav. Seega peavad enamik neist algatustest kas toetuma annetustele või paluma inimestel maksta tellimistasu, mida pole alati lihtne inimestele maha müüa, eriti kui teine võimalus on tasuta. On üks vana ütlus, kui miski on tasuta, oled sina toode. Ja see pole kunagi olnud tõepärasem kui Google'i puhul. Nad saavad uue interneti keskpunktiks, mis on üha enam tehisintellekti poolt loodud ja kujundatud algoritmide abil, mis põhinevad sinu andmetel. Ja kui Google põimib end üha sügavamale erinevatesse veebilehtedesse ning levitab oma Gemini AI-d kogu ökosüsteemis, muutub selle mõju vältimine järjest raskemaks. Kui kasutajad ei hakka kahtlema selles, mida neile näidatakse, ei astu sellest kõrvale ega alusta millegi uue loomist. Google ei ole ainus koht, kus tehisintellekt võib tupikusse joosta. Uuri, kuidas Google'i suurim konkurent seisab silmitsi tiksuva ajapommiga massiivses Microsofti lahutuses, mis viib OpenAI ja ChatGPT pankrotti. Või vaata hoopis seda videot.